Ja otse stuudiost värsked eluuudised. Kuidas seal öeldi, et üks Narada Muni, üks suur pühak, tal oli ka värss. Muidugi sanskriti ei mäleta. Et täiuslik päev on see, kui sa päevas vähemalt korrakski oled rääkinud sanskriti keeles Krishna kata, Jumalaga seotud Jumala imelisusest või tema mängudest, liiladest või tema avaldumistest, mis on nagu ikka mitte ainult lihtsalt targutada, aga mis viib meid nagu sellise armastuse emotsiooni. Mõni mõte või filosoofiline lähenemisnurk. Ja üks lähenemisnurk on selline, et ühtepidi räägitakse, et hästi tugevalt, et kes hakkab selle idamaa asjadega või üldse, ma ei tea, erinevate religioossete koolkondadega tuttuma, seal öeldakse, et see on illusioon kõik, et see siin materiaalne maailm, esiteks ta nagu ajutine, see on kõik illusoorne, täna oled see, homme too, eks ju, keha areneb, lõpuks on vikati mees, ei tea, kuhu sa lähed, ja lõpuks ei tea, kus sa tulid ja enne seda elu üldse. Selline suur segadus, suur spekulatsioon, palju filosoofiat on. Aga teistpidi jälle veedades öeldakse, et ei, et materiaalne vaimne energia, et see mahamaia materiaalne energia, sünd, surm ja need õhk, maa, tuli, vesi, eeter, 5 põhielementi ja kõik see energeetika, et see on ka igavene, ta lihtsalt transformeerub kogu aeg. Eks ju, nagu aastaajad vahetuvad, eks ju, jälle tuleb suvi. Suvi, et tuleb osata nagu 2 ühes vaadata, et selles mõttes ta on illusoorne, et ei ole mõtet nagu kõik panused ja kogu, mis sul vähegi mõte, hing või emotsioon või valuuta on sul seal sees, et panustada, sest pärast on hästi valus. Teistpidi, kui sa üldse panusta, siis see nagu öeldakse, üks värss oli ka kuskil pühakirjadus oli ka, et arenenud vaimne inimene, ta oskab näha ka, et materiaalne energia on püha ja jumalast, et oskab seda materiaalse energia, siis kõiki aspekte seal keha või ükskõik, kas tal on mingi lapsevanem või tal on lapsevanemad või ta on tööl, ta oskab kõik kasutada nagu armastuses. Neid vahendid, mis on küll mööduvad nagu aastaajad, materiaalne energia, selles mõttes on ta nagu illusoorne. Aga sügavamas mõttes ta ei ole illusoorne. Et kõik, mis on absoluudi lahutamatu osake. Sina, mina, eks ju, kõik need eluvormid, puukesed, eks ju, putukad siin lendavad. Kogu siis need planeedid, kogu see loome on lahutamatu osake tervikust. Et vahet ei ole, mis funktsioon nendel on. Aga kõik on nagu tsüklis, et materiaalses maailmas on tsüklis, eks ju. Tuleb, justkui kestab meie silma jaoks ja läheb ära, eks ju, meie vaatevinklist, eks, mis iganes see on, kas mõni tuttav või tuleb ellu ja siis ta nagu läheb ära, ideaalis muidugi, et tal veel saab pika elu elada, aga võib-olla ta sinu vaatevinklist läheb ära, ta nagu tulevad ja lähevad asjad, et materiaalne energia, et selles mõttes meie nagu see materjal, see hinge materjal, kes on sattunud siia nendesse kestadesse, kostüümidesse ja maskidesse ja kehastustesse, et meie nagu hing nagu vaatab, hing on nagu antimateriaalne ja ta kasutab neid vahendid ideaalis siis sama nagu vaimsetel eesmärkidel. Et selles mõttes kõik on vaimne, kõik on jumalas, kõik on ilus ja tore. Pigem see kunst, tingimusteta armastuse kunst, et kuidas need siis kogu seda elu, mis iganes ta paistab alguses vaimne või vähem vaimne või täitsa materialistlik, eks ju, et umbes, et see materiaal on ainult pettumused, eks ju. Et ei, et tõeline ennastteadvustan hing, tal on isegi palvetes seal suured pühakud, nad ei palvetad kuhugi paradiisi või vaimsesse reaalsusse välja siit, eks ju. Pigem selle all mõeldakse ikkagi kõrged õnnad, et tema teadus muutuks, ta saab aru, mis on vaim ja mateeria, et vaim on hoopis teisest materjalist kui mateeria, aga võib väga head koostööd teha, aga hingele on see kõik nagu selles mõttes valmistab hämmingut või sellist nagu what the heck, et siin kõik sõpradega ka räägin, eks ju, kes võib-olla otseselt mingit aspekti võib-olla ei, seal ma ei tea, jumala aspekti võib-olla ei tunnista, aga niimoodi neutraalselt, et neil on see põhiargument, et miks on seda jama siin nii palju, kui jumal on selline imeline ja ta on nagu ennast teadvustanud elus olend, selline algne meie tema osakesed, et miks on, et seal üks sõber tõi ka, et väiksed lapsed, eks ju, kannatavad, väike laps, et mis ta on jõudnud teha, aga kui sul ei ole arusaama vaimust ja hingest ja mateeriast ei oska nagu vaheta, siis see paistabki hästi julm hingele. Et mis meie kehadega juhtub või mis see mateeria, siis see suur loodus teeb, eks suur loodus on ka ilus, aga tuleb mingi kataklysm või mingi looduse, mingi suur tornaado, eks siis kõik on nagu mis õudus see on, eks ju, kõik majad lendavad inimesed.
Et see on nagu huvitav paradoks, et neid teadmisi, et miks siis see loodus käitub või jumal või elu käitub, saatus, karma, kuidas keegi kasutab, nii nagu need asjad on, et täna on ilus ja homme ei ole ilus ja siseselt ka need meeleolud muutuvad ja materiaalses maailmas tsükliliselt, eks ju, ilus ilm, halb ilm, sõda, mitte sõda, kõik, et seal taga on tegelikult väga sügavad transcendentaalsed teadmised ja õnneks on see lahti seletatud. Kui sa võtad aega, istud maha ja nagu arutled neid asju, et mis on hinge ja vaimu vahe, et kui sa samastad ennast kehaga, siis hingel on, isegi kui sa samastad kehaga ja üritad siia panustada, siis hingel on see ikkagi nagu selles mõttes kunstlik, et ta ongi nagu pettunud või hämmingus või läheb depressiooni, sest hinges on sisse kodeeritud, et õnn, armastus, igavik, eks ju, kõik elus olevad omavahel, eks ju, täiuslik jumalik tervik. Et miks seal hakkavad need hõõrumised, eks ju, aga see, nagu ma olen rääkinud ka seda korda, valikuvabadusest tingitud väike siis 3 varianti, et kas me oleme elukoolis, vanglas või hullumajas, 3 varianti tuuakse pühakirjades, võrreldakse seda materiaalset maailma. Et miks see hing on siia siis tulnud, et palju põhjuseid, see on eraldi pikk teema juba. Aga siis mõned mõtted lendu.